Tere, mina olen Uku ja ma näitan teile lühidalt ära selle, kuidas käib töö siin õpime.ee keskkonnas. Kõigepealt logime sisse, klikad siia logi sisse. Siia sisestad oma kasutajanime, siia parooli ja klikad nuppu jätta parool meelde, siis ta jätab parooli meelde, te ei pea iga kord, kui sisse tulete siia oma parooli uuesti sisestama. Ja siin on muideks register, kui te ei ole veel registreerinud ja siin on lost password, nii et kui te ennast registreerite siia, siis kindlasti sisestage oma õige emaili aadress, siis te saate pärast parooli taastada juhul, kui see kipub teile ära kaduma. Ja siis klikate login. Nii, kohe, kui te olete sisse loginud, siis suunatakse teid automaatselt loovkirjutamise seminaride lehele. Siit saab siis vaadata seminaride teemasid. Niimoodi. Üleval on samamoodi menüü, kus te saate navigeerida erinevate teemade vahel. Ja siin on veel 2 linki. Siit saate tagasi siis loovkirjutamise seminaride lehele ja siin on minu seminaritööd. Siin on nüüd niimoodi, et juhul kui te olete nüüd sisestanud igal loengul näiteks 1 või 2 või 3 seminaritööd, siis te saate hiljem oma seminaritöid muuta siit. Need on minu nagu postitused ja vahet pole, aga põhimõtteliselt te saate siit samast ligi nendele seminaritöödele, kui te tahate nagu lõpus midagi muuta. Aga see on siis, kui te loengusse jõudnud, olete kodus, eks ole, ja pidite midagi muutma või tegema või täiendama või edasi kirjutama, siis te saate siia navigeerida ja muuta oma seminaritöid. Nii, nüüd siis teiseks vaatame seda, et juhul, kui te olete liikunud siia kusagile mujale selles veebis, siis kuidas saab tagasi siia oma seminari tööde lehele, sellepärast et siit lehelt ei saa klikkida neid, kuna see on nagu avalikkusele mõeldud, siit ei saa liikuda oma seminaride, loovkirjutamise seminari teemadele. Et siis saate klikata alati siia loovkirjutamine, lähete siia hiirega üle, see on nähtav ainult siis, kui te olete sisse loginud, klikate siia ja nüüd te satute jälle siis loovkirjutamise lehele. Ja siit samamoodi saab liikuda oma konto peale, see on nüüd teie konto, siin on mingi dashboard, siin on siis postitused, ehk siis need postitused on siis teie seminari tööd ja siit saate siis muuta oma parooli näiteks, kui teil on, tahate mingit uut parooli panna või midagi. Nii. Põhimõtteliselt 13 seminari, iga seminari kohta on siis jutud ja iga seminari teksti all ja seminari materjalide all on siis seminari töö sisestamise koht. Iga vorm on erinev. Siin on ka juhendid väiksed antud, lähenemise pealkirjad, raadioklipi kirjelduse tekst. Sellel aastal ma soovin teha niimoodi, et kui teie sisestate seminari töö, siis et see üks seminari töö, mida te sisestate loengus või alustate vähemalt loengus, oleks vormistatud kenasti. Selleks ma lõin eraldi tehnilise lahenduse, et te saate need ilusti sisestada, pärast saate sirvida, saate ka teiste töid vaadata ja saate ka enda töid muuta. Teiste töid muuta ei saa. Kommenteerida võite küll teiste töid. Ja? Nii, et igale seminari tööle, mida te kirjutate, peab olema pandud pealkiri. Pealkiri peab olema midagi, mis iseloomustab teie seminari tööd, seda konkreetset seminari tööd. Et siis see ei saa olla nagu pealkiri. Siis teksti, kui te kirjutate, siia saab kirjutada teksti ja nii edasi. Soovitan panna vahe pealkirju, näiteks võite teha boldiks. Siis muideks siin on ka siuke lugu, et näiteks kui te tahate sisestada pilti, siis te saate siia teksti sisse ka pilti sisestada, näiteks lähed siia, võtad copy image, lähed siia, paned plaks, näed, ongi sul siin pilt sees. Vahel on vaja, reklaamitöös on üldse õudselt oluline, et sa oma tööd tehes, et sa ilmestad seda tööd erinevate piltide, videotega, video, muideks siia saab ka videoklippe panna. Nii, videoklipp, et võib-olla sa tahad midagi öelda, et see on nii, nagu seal klipis oli, siis oletame, et see on meie pealkiri ja siia paneme ühe videoklipi. Nii, YouTube ja näiteks ütleme, et te tahate sinna panna seda klippi. Võtate siit aadressi, copy ja tulete siia tagasi ja panete siia paste plaks ja esialgu rohkem midagi pole ka vaja, sellepärast, et pärast ta näitab siin kohas juba videoklippi.
Nii, kirjutasite töö lõpuni ja igal teie seminari tööl peab olema ka tunnuspilt. See on täiesti vajalik ja ma panin selle nagu meelega selle jaoks sisse, et te otsiksite iga oma töö jaoks ühe iseloomustava pildi. See nagu natukene käib kokku pealkirjaga. Klikkate siia ja selle peate valima oma seadmest. Minul on siin mingid asenduspildid, mida ma vahest kasutan. Nii, nüüd ta laeb selle sisse ja see on siin. Nii, ja kui te olete oma seminari töö valmis saanud, siis klikkate saada ja nüüd teid juhendatakse, automaatselt suunatakse kohe siis oma seminari töö juurde. Näete, siin on siis teie pilt, mis te sisestasite, vaja pealkirjad, asjad. Siin on see video, seda te saate kohe vaadata. Ja siin on teie tunnuspilt. Ja tunnuspilt on siis sedapidi oluline, et pärast ma võib-olla teen mingi eraldi lehe, kus ma näitan kõiki seminari töid ja siis on pärast need tunnuspiltidega jagada ja kategoriseerida. Nii et pealkiri, sisu ja tunnuspilt, pildid ja videod, mis te sinna sisse panete, need on nagu soovitatavad, need ei ole kohustuslikud. Küll aga on tungivalt soovitatav see, et te iga seminari töö vormistate nagu kaunilt niimoodi, et teie seminari töö oleks siuke mõnus, hea, kerge lugeda, et teksti oleks mitte ühes juurus, vaid on mingid vahepealkirjad, mingid lõigud. Nüüd, kui te tahate seminari tööd muuta, siis lähete siia lingile minu seminari tööd ja siin minul näitab praegu kõiki need postitusi, mis mina olen sisestanud, siis te saate minna muutma, siin sai. Nii, ja siis te saate nüüd minna muutma oma seminari tööd, te saate teksti muuta, tunnuspilt, mis asja? Saate muuta oma teksti, siia saate teksti juurde kirjutada. Nii, ja muutsite ära ja panete muuda. Nii, korras. Ja nüüd suunatakse jälle tagasi selle sama loo seminari töö juurde. Nii, kas ma nüüd rääkisin kõik asjad ära? Arvestusest ma räägin teile eraldi loengus, aga põhimõtteliselt arvestus koosnebki nendest igas seminaris tehtavatest töödest, neid ma ei hinda eraldi, küll aga te peate neid töid tegema, te peate minuga suhtlema, et ma annaks teile tagasisidet ja iga seminari töö peab olema sisestatud samal kuupäeval, mil seminar toimus, niimoodi, et ei saa niimoodi, et loengus ei käi, aga pärast siis sisestate klõpp kõik tööd ära ja siis et ongi nagu kõik tehtud justkui loeng nagu või seminar läbitud, et niimoodi see päris ei tööta, sellepärast et te jääte ilma sellest minu reaalajas tehtavast kohesest tagasisidest, mis on tegelikult üks väga oluline selle loo kirjutamise seminari osa. Nii, aga head õppetööd teile ja loodan, et saate hakkama, alati võite minu poole pöörduda, kirjutada, siin on mul telefon ja emaili aadress ja siin on kontaktid kõik olemas, võite kasutada kontaktivorme või mingisugust suhtlusvõrgustikke, et minuga suhelda. Kena, head õppimist ja head töötamist!